Ühes külas elas üks hästi rikas mees. Aga ühel öösel kuulis ta häält, mis ütles talle, et täna öösel sureb küla rikkaim mees. Seejärel hakkas see mees väga kartma, sest ta teadis, et tema ju on see kõige rikkam mees. Üllatunud ärkas ta järgmisel hommikul üles ja leidis, et ta oli elus, tal oli hea meel selle üle, läks oma ilusast majast välja tänavale, kus ta sai kuulda, et just sel samal öösel oli surnud üks vaene mees selles samas külas. See oli see vaene mees, kes alati oli valmis jagada seda, mis tal oli alati abi valmis. Kui kellegi oli abi vaja, siis tema oli seal ja aitas teisi. See lugu paneb perspektiivi meie arusaama rikkusest, kes on rikas, mis jääb ja mis kaob ära, kuhu investeerida oma aega, oma raha. Mina olen siin mitte üksinda, vaid koos paljude sääskedega Lossi Varemetes Viljandis. Siin on kunagi olnud hästi ilus pealinnus. Peale Riia pealinnus oli see kõige tähtsam linnus üldse Liivamaal kunagi. Nii oli mitu sajandit ja keskajal. Ja võib kujutada ette, et siin on olnud hästi ilus, uhke koht. Täna on kuidagi teistmoodi, aga siiski uhke ilus koht, aga teistmoodi me näeme, et see kõik on Varemetes. Ja see meenutab meile või tuletab meile meelde seda, et mitte midagi siin asjadest maailmas jäävad igaveseks ajaks. Üks on igavene ja see on Jumal. Ja kui sa oled temaga üks läbi Jeesuse Kristuse, siis on sul osa sellest igavikust. Aga iseeneses ei kesta mitte midagi siin maailmas igavesti. Ühel päeval, seda ütleb meie piibel, et ühel päeval teeb Jumal kõik uuesti. Ta loob uut taevast ja uut maad. Jumal on rikas. Piibel ütleb, et ta on rikas heldusest ja tõest, halastusest ja armust ja palju muust ka. Ja Jeesus õpetab, et meie peame otsima eelkõige Jumala õigust. Jumalat ja tema õigust, siis seda kõike muud tuleb pealegi. Kui meile on palju antud siin maailmas, palju talente, palju raha, siis on see kink Jumalast. Ja tuleb selle mõttega investeerida, et Jumal on seda sulle usaldanud, mitte selleks, et kasutada seda kõiki iseenda peale ja su enda pere peale, vaid sellega, mis sulle on antud, talentidega, raha ja varaga, mis sulle on antud. Sellega on ka vastutus, kuidas sa seda kõik kasutad. Ja tänases jutluse tekstis räägib Jeesus midagi sellest. See on Lukase evangeeliumist 12. peatükist. Vaadake ette ja hoidugi igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on, ütleb Jeesus. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema. Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen.
ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arrutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikkas Jumalas. Ütleb Jeesus. Kui asju on kõik, mis meil on, siis oleme tõesti vaeseid. Mul on 3 last, mul on naine. Ma olen tõesti rikas. Aga veel suurem rikkus on see, mis kestab igavesti. Mis viib mind igavikku. Ja see on see, et ma olen läbi usu, lootuse ja armastuse Jumalaga üks. Läbi Jeesuse Kristuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.